tere tulemast tulpide lahingusse. Täna ei ole mingi tavaline tulpide lahing, tegemist on TalTechi linnakupeo erisaatega. Nii et pange oma traksid tugevamalt kinni, vaadake, et teil oleks miskit näksi ja jooki kõrval ja alustame selle ägeda tänase episoodiga. Ilma pikema jututa lähme kohe tutvustame, kes meil täna peredest siia üldse tulnud on. Esimesena on mul väga hea meel sisse juhatada palava aplausi saatel. Daamid ja härrad, teie ees on õppeprorektori pere! Ja sealt nad tulevad, daamid ja härrad. Väga viksi ja viisaka kõnnakuga. Tervist teile ka. Võtke julgelt koht paika. Meil on siin kummitused ümberringi. Aga järgmisena on mul hea meel sisse juhatada meie teine pere, kes ei ole üldse vähem kangem. Daamid ja härrad, teie ette astub perekond üliõpilasesindus! Ja sealt nad tulevad, veel nad naeravad. Ja tervist ka teile. Ja kuna perekonnad on nüüd juba paigas, see tähendab seda, et mina saan minna oma kohale ja alustamegi meie tulpide lahinguga. Selle jaoks, et me saaksime alustada, olge head, palume kohe esimesena siia meie mõlema perepead. Olge head, tulge siia poole. Tervist teile, härra, tege sõbralik käepigistus ka teile. Vaatame, kas meil mängulaud on kenasti korras. 6 õiget vastust on meil olemas. Parem käsi lauale, vasak selja taha. Tuletan meelde, et 100 keskmise tudengi käest oleme küsinud järgnevad küsimused. Ärge üle mõelge, härrased. Nii, esimene küsimus. Nimeta üks tudengiorganisatsioon. Ops, ja vastus on siin. Joosep, mis sa pakud? Üliõpilasesindus. Üliõpilasesindus tuli siit. Vaatame, kas üliõpilasesindus on olemas ja tõepoolest on, aga 6 alles. Vaatame, siin on võimalik parandada. Hendrik, mis sa pakud? Nimeta. Best Estonia. Best Estonia tuleb siit. Vaatame, kas Best Estonia on meil olemas. Ja on teisel kohal. Super luks. Lähme tagasi oma kohtadele. Ja õppeprorektori tiim saab jätkata mängimist. Enne veel, kui me edasi lähme, ole hea, Hendrik, tutvusta, kes sul üldse endaga kaasas on? Minu perekond on minuga kaasas, et kõik minu kõige lähedasemad inimesed siin ülikoolis, kellega me igapäevaselt koos töötame ja seda õppevaldkonda edendame. Õppeprorektoril on tegelikult väga lai ampluaa, mille eest ta vastutab, et paremad üliõpilased tuleksid Tehnikaülikooli, et neil oleks siin hea olla, et nad tuleksid ka peale ülikooli, Tehnikaülikooli tagasi. Et need inimesed siin vastutavad erinevate lõikude eest siin Tallinna Tehnikaülikoolis. Väga hea, tundub, et sa ei ole seda esimest korda rääkinud inimestele, aga vaatame kohe, kes sul kõrval on esimesena. Laura. Jaa, tere. Tere, Laura, millega sina tegeled? Mina olen õppeprorektori nõunik ja ühtlasi juhin õppeosakonnas arenduse kvaliteeditalitust. Nõunikuna teen põhimõtteliselt kõike, mida Hendrik teha ei taha. Ehk siis kõik ebameeldivad ülesanded lükatakse kenasti minu lauale ja talituse juhina teen siis kõike, mida mina teha tahan. Ehk siis suunan, toetan oma inimesi selleks, et üliõpilastel oleksid head õppekavad, mõnus tunniplaan ja saaksite nautida ka rahvusvahelist õpikogemust. No super, mulle tundub, et ka see on selgesti pähe õpitud, aga me jõuame kohe järgmiste inimeste tutvustamiseni. Esmalt vaatame, Laura, sama küsimus sulle. Nimeta üks tudengiorganisatsioon. Filmiklubi. Filmiklubi. Vaatame, kas filmiklubi on meil tahvlil olemas või ei ole. Ja kõige populaarsem vastus on filmiklubi, tervelt 41 punkti. Seda punkti saakid ei taha küll nüüd kindlasti ära kaotada. Aga meil on järgmisena siin, ma saan aru, Petra. Tere! Tervist! Millega sina tegeled? Mina olen Petra, mina juhin Tallinna Tehnikaülikooli õppeosakonda. Nii et kui Laura rääkis oma talitusest, siis on mul seal veel tervelt 4 talitust, kes kõik üritavad anda oma panuse, et meie tudengitel oleks mugav, õppejõududel oleks hea ja et meie ülikooli pere oleks õppevaldkonnas väga hästi toimiv. Väga hea, vaatame, kas tudengid naugutavad, on meil mugav ja kõik naugutavad väga hästi. Küsimus sulle sama, nimeta üks tudengiorganisatsioon. Ma pakun tudengivormelit. Tudengivormel, head sõbrad, vaatame, kas tudengivormel mahub veel meile siia ja esimene X tuli siit küll kahjuks ära, ei ole üldse hullu. Teil on veel 2 korda võimalik eksida, aga tere, Hanno! Tere! Millega sina tegeled? Mina tegelen kõige sellega, millega Hendrik tegeleda ei jõua. Ehk et kõik need tegevused, mis on enne, kui üliõpilaseks saadakse ja pärast seda, kui tullakse tagasi täiendusõppijana ülikooli, ehk ma juhin avatud ülikooli. Väga super.
aga vaatame, kas avatud ülikoolis on ka sul avatud pea. Nimelt nimeta üks tudengiorganisatsioon. Kuna valikuid on nii vähe järgi, siis ma küsin, kas ma võin konsulteerida liikmetega. Siin tuleb kohe 10 sekundit jookseb meil praegu. Mis sa pakud? Ma pakun majandusteaduskonna tudengiorganisatsioon. Majandusteaduskonna tudengiorganisatsioon, vaatame, kas MTÜK on siin taplil olemas või ei ole. Jaa, ei ole. Samal ajal, head sõbrad, üliõpilased pange pead kokku, arutage, mis võiks olla meil siin taplil olemas. Üks vale vastus veel ja tulen teie juurde. Nii, tere uuesti, Hendrik. Tere. Sul otsa esine natukene hakkab leemetama. Olete rahulikult, hinga. Ja küsimus sama, nimeta üks tudengiorganisatsioon. No neid on päris palju, ma tean, et ma tegelikult lugesin need avaaktusel kõik ette, aga milline neist nüüd oli kõige populaarsem? No kuhu tahavad kõik minna, mis sa pakud? Kolmas, mis see võib olla? Ma pakun, äkki see on väitlusklubi. Väitlusklubi. Vaatame, meil on 3 võimalikku vastust laual, kas väitlusklubi mahub nende sekka. Jaa, ei ole ka väitlusklubi. Huvitav, mis meil seal laual lõpuks on, ja vaatame, kas üliõpilas inimest teab vastust, hakkaks tagantpool pihta. Anna, mis sa pakud? Ma pakuks kultuuriklubi. Kultuuriklubi. Nii, Miia, mis sa pakud? Mina pakun ESN TalTech IC. ESN TalTech IC, väga ilusad tähed on seal. Nii, Pille, mis sa pakud? Ma jään ka kultuuriklubi juurde. Ka kultuuriklubi juurde, nii. Joosep, sina perepealne, kas valid mõne juba pakutud või mõtled midagi oma soon? Juba enamik ütles ära kultuuriklubini, et ma jään ka. Oled sa kindel? Ma olen kindel. Daamid ja härrad, kultuuriklubi. Vaatame, kas kultuuriklubi on meil olemas. Jaa, tõepoolest, daamid ja härrad. Küsimusele nimeta üks tudengiorganisatsioon ja meil veel lauale 2 vastust. Populaarsuselt 5 oleks olnud turundusklubi. No vot, kus me siis selle peale ei tulnud, aga meil on veel üks populaarsuselt 4 ja vaatame, mis see on. See oleks olnud INSÜK, mis tähendab, et 86 punkti läheb meid üliõpilasesinduse saldosse. Seega tähendab seda, et lähme edasi teise küsimusega. Mõlema pere järgmised mängijad, olge head, tulge minu juurde. Sõbralik käelingistus ka. Tere Pille, tere Laura. Endiselt parem käsi lauale ja vasak silla taha. 100 keskmise tudengi käest oleme küsinud järgnevat. Tablool on meil seekord ette tulemas uus menüü ja meil on seal kenasti olemas 5 või isegi 6 vastust ja vaatame. Küsimus on, nimeta riik Aafrikas. Ja siit Laurase esimesena. Nigeeria. Nigeeria. Vaatame, kas tõepoolest ja läbi tagasi kohe oma kohale esimese vastusega kohe pandi täppi. Nigeeria on õige vastus, nii et Petra, hakkasid järjest minema, võta teine ja mis sa arvad, milline võiks olla riik Aafrikas? Egiptus. Egiptus, daamid ja härrad, kas Egiptus on laual? On olemas, nii nagu ma ütlesin, järjest minnakse. Ega siin ei ole enam raskemat midagi, tuleb järjest 3 võtta. Ma võtan 6 siis, Lõuna-Aafrika Vabariik. Lõuna-Aafrika Vabariik, vaatame, kas on. Ja ta on 3 daamid ja härrad, teil läheb väga hästi. Kõigest 3 tükki ainult teil minna, Hendrik, nii et nimeta üks riik Aafrikas, ole hea. Keenia. Keenia. Kas Keeniat teatakse? Ei teata kahjuks Keeniat, vähemalt mitte nii palju, et ta mahuks siia tabelisse. Aga Laura, mis sa pakud? Milline võiks olla üks riik Aafrikas? Pakun Ghana. Ghana, väga põnev. Kas Ghana on meil olemas tablil? Ei ole ka Ghanat, mis tähendab seda, et üliõpilasesindus, teil ei ole küll kiired käed alguses, aga äkki saate jälle varastada punkte siit. Nii, lähme vaatame edasi. Milline võiks olla üks riik Aafrikas? Elevandiluurannik. Elevandiluurannik. 3 tükki on võimalik välja tuua, kas elevandiluurannik on üks nendest? Ei ole ka elevandiluurannik, mis meil on seal siis veel? Aafrikas huvitav, mida need tudengid siin pakkusid? Nii, tuleme, lahutame laiali, sõbrakesed, laiutame laiali. Nii, vaatame, Anna, mis sa pakud? Milline on üks riik Aafrikas? Senegal. Senegal, väga hea. Võib-olla on see seal, vaatame. Miia, mis sa pakud? Uganda. Uganda. Pille? Uganda. Ka Uganda. Nii, kägen inesekindlalt. Nii, Joosep, oled sa käinud? Ei. Ei ole. Aga kas ma õlekõrt võin kasutada? Õlekõrs võib olla see, et sa vali midagi muud.
Jaa, see ei ole see mäng muidu, aga... See ei ole see mäng? Okei. Nii. No okei, ma nõustun jällegi enamusega. Meie vastus on, mis on Uganda? Vastus Uganda, kas see mahub meil tahvile või mahu? Kohe vaatame. Ja küsimusele nimeta üks riik Aafrikas jäi meil 2 vastust tegelikult veel lauda, ärme seda 6. vaata. Populaarsuselt 5 oleks olnud. Sudaan. No vot, selle peale tõesti võib-olla igapäevaselt ei tule, aga 4. populaarsuselt vastus oleks olnud järgnev. Kongo! No head sõbrad, kuidas siis nii, kuidas me Kongo peale ei tulnud? See tähendab seda, et 72 punkti läheb meie õppeprojektori tiimi saldosse ja meie saame edasi minna 3. küsimusega. Nii et 3. olge head, tulge minuga laua juurde. Nii, sõbralik käepigistus ka alguses tervituseks, siis me oleme samal tahvlil. Vaatame, et kas meil tuleb ette ka uus 3. küsimuse tabloo. Seda ta on kenasti olemas ja 3. küsimusega läheb mäng põnevaks, nii et punktid 2-kordistatakse. Kõikide vastuste punktid 2-kordistatakse, nii et on mida võtta. Vaatame. Järgmine küsimus. 100 keskmise tudengi käest oleme küsinud. Nimeta midagi, mida iga õppejõud vajab. Oi, siit on jälle õppeprojektori tiim kiirem. Mis sa pakud? Tahvel. Tahvel. Nii vaatame, kas iga õppejõud vajab ühte tahvlit. Ja vajab küll, aga kõige vähem tundub, sest see läheb õppevahendite alla. Aga sul on nüüd võimalik tuua see oma perele koju ja hakata pakkuma. Mis sa pakud? Mida iga õppejõud vajab? Esinemisoskust. Esinemisoskust. See võib olla juba selline smart thinking, aga vaatame, kas ka tudengid mõtlesid selle peale. Esinemisoskus. Ei! Jaa, meil on võimalus minna tagasi oma kohtadele, nii et Petra ja ole hea Miia, lähme oma kohtadele. Me saime teada, et õppevahendid on juba laua peal olemas, aga Hanno, mis sa arvad, mis on veel midagi sellist, mida iga õppejõud vajab? Iga õppejõud, mida vajab, jah? Just. Mis see võiks olla? Iga õppejõud vajab tudengeid. Iga õppejõud vajab tudengeid, mis ta muidu üksi seal klassiruumi ees on või veebis. Vaatame, kas tudengid on olemas meil laual. Ja tõepoolest olemas, väga hea. Meil on veel 3 tükki laual, 2 kõige populaarsemat on meil veel välja tulemata. Nii et nimeta midagi, mida iga õppejõud vajab. Võib-olla natukene õppejõupoolne vaade, aga ma loodan, et üliõpilased nõustuvad, et puhkust. Puhkust? Oh, see on küll midagi uut. Nii, vaatame, kas tõesti iga õppejõud vajab puhkust. On see meil tahvlil olemas? Ei ole seda puhkust kellelgi vaja. Toimetame pidevalt ja siis ainult kurdame, teadme küll seda asja. Laura, mis sa arvad, mida iga õppejõud vajab? Raha. Raha, see R oli väga magus. Vaatame, kas see raha on meil tahvlil olemas või ei ole. Ei ole ka raha vaja. Mida siis tudengid ikka teavad, mida õppejõududel vaja on? Nii et hakake mõtlema, siin on ainult üks vale vastus veel ja oleme teie juures. Nii et Petra, mida on igal õppejõud vaja? No ma pakun, et teadmisi on vaja. Teadmisi võiks olla igal õppejõud vaja. Vaatame, kas teadmised on see, mida ka tudengid pakkusid. Kas on teadmised? Ei ole ka teadmised. Mis need kõige populaarsemad asjad siis on, mida ühe õppejõud võiks olla vaja? Ega ometi pastakat või midagi sellist. Ei tea ometi, mis see olla võib. Nii, aga vahepeal teeme hingame korraks teiega. Joosep, kes sinuga kaasas on täna üldse? Minuga täna kaasas on Pille, Miia ja Anna. Väga äge. Pille, millega sina tegeled? Tere! Tere, mina olen üliõpilasesinduses siis juhatuse liige haridusvaldkonnas, et seisan tudengite hea kõrghariduse eest ja vaatan, et kõik seal oleks korras, et õppeosakond teeks head tööd. Väga hea, ega jalad ära ei väsi seistes? Ei väsi. Ei väsi, väga super. Nii, tere Miia sulle, millega sina tegeled? Mina olen esinduskogu valimiste koordinaator. Väga põnev ja mida sa teed siis? No, Eks see töö ülesanne? ma otsin kandidaate, panen nad õisi üles, et kõik saaksid teha oma valiku, aga mu suur eesmärk on muidugi tõsta valimisprotsenti, mis on kahetsusväärselt madal. Madal, nii et kõik valima, väike loosung siia otsa. Anna, millega sina tegeled? Tere! Ja tere, et mina olen Anna ja mina olen üliõpilasesinduses juhatuse liige tudengielu valdkonnas. Tudengielu valdkonnas, kuidas tudengielu käib? Minu meelest on meie ülikoolil kõige parem tudengielu. No muidugi muud moodi ei saagi vastata, väga super. Aga Anna, mis sa pakud? Nimeta midagi, mida iga õppejõud
vajab? Arvutit. Arvutit. Miia, mis sa pakud? Klassiruumi. Klassiruumi. Arvutit. Pille? Arvutit. Ka arvutit. 2 arvutit vajab iga õppejõud. Nii, Joosep. Meil siin Tehnikaülikoolis on ikka arvutit vaja. Ikka arvutit on vaja selle jaoks, et viia läbi üks äge loeng. Vaatame. Arvuti pakub üliõpilase esindus. Kas arvuti on ka õige vastus? Arvuti on õige vastus, mis tähendab, et siit viidi endaga koju 51 korda 2 punkti, nii et tervelt 102 punkti viidi koju. Ja küsimusele nimeta midagi, mida iga õppejõud vajab, jäi meil lauale veel 2 õiget vastust. Järjekorras 4. oleks olnud rahusteid. Võib-olla tõesti ei tea, viimaste aastatega on äkki pingelisemaks läinud see olukord, aga head sõbrad, see kõige kuldsem, see kõige kirkam esimene jäi meil ka välja võtmata. Populaarselt esimene vastus küsimusele, mida iga õppejõud vajab, oleks olnud kannatuslikkust. No nii, lugupeetud õppeprorektori perekond, kannatlikkust on vaja ka õppejõududel. Super luks. Aeg on meie viimaseks küsimuseks, nii et mõlema tiimi viimased, olge head, tulge laua juurde. No nii, visaks käepigistus. Tere, Anna! Paarem käsi lauale, vasak selja taha 100 keskmise tudengi käest oleme küsinud. Nii, kumb see parem oli, jah? Nii, vaatame, meil on uus tabloo, on kenasti laual ja viimase küsimuse punktid 3-kordistatakse. Nii et on mille nimel võistelda. Me näeme, et siin on hetkel üliõpilase esindusel 188 punkti ja rektoraadil on 72 punkti. Kõik on võimalik, kui kes iganes võidab selle, on ilmselt ka üldvõitja, aga vaatame. 4. küsimus on, nimeta midagi, mis tudengil tihti otsa saab. Oi, siit läks väga kiiresti. Hanno, mis sa pakud? Raha. Raha saab tudengil väga kiiresti otsa, tõepoolest. Vaatame, kas ka nii tunti, kas raha on tahvlil. On olemas! Raha, lähme tagasi oma kohtadele. Võeti taaskord siin kole kõige pirakam ära siit. Nii, Hendrik, mis sa pakud? Mis saab tudengitel otsa? Eelmine raund ma mõtlesin õppejõu vaates, nüüd ma proovin ennast üliõpilaseks mõelda ja aeg saab alati otsa. Aeg saab meil kõigil alati otsa, võiks olla paar tundi päevas rohkem, saaks teha kõike muud kui õppida. Aga vaatame, mis meil on olemas ka tablool. Kas aeg on tõepoolest olemas? Teil on väga hea kogemus ka varasemast, hakkate järjest võtma, ärge nüüd ei tohi hoog raugeda teil. Laura, mis saab tudengile alati otsa? Nii, 3 sekundit. Aku läpakal. Aku saab lihtsalt otsa keset loengut ja ei saa teha muid asju. Vaatame, kas läpaka aku on tahvlil või ei ole. Telefoni läpaka aku, kes oleks võinud arvata, et see nii tihti otsa saab. Aga ainult üks on veel vaja ära tuua. 3. järjekorras. Kõigest üks vastus ja ongi võit teie, nii et Petra, mis sa pakud? Mis saab tudengil alati otsa? Ma mõtlen, et võib-olla hästi harva, aga äkki teadmised saavad otsa. Teadmised võivad saada otsa. No nii, vaatame kohe, kas tudengid julgesid ka tunnistada, et need teadmised võivad otsa saada. Kas on? 3. ei ole. 3. vastus ei ole teadmised, mis sa küll olla võib. Anna, sina kindlasti tead. Mis saab tudengil tihti otsa? Meil on 2 valevastust võimalik esitada. Ja, on. Ära seda ühte esita. Ära sea siin pinget peale. No ma panen selle, mis tudengil ikka kõige armsam on. Uni. Uni saab tihti peale otsa. Vaatame, kas see uni saab siis ka otsa vahel. Ehk äkki on võib-olla liiga vähe. Kas uni on meil tahvlil? Ei ole ka und, nii et tudengid. Mis meil siis otsa saab? Mõelge. Ja vaatame, kas Hendrik suudab selle õige vastuse välja pakkuda või ei suuda. Nimeta midagi, mis tudengid tihti otsa saab. Nominaalne õppeaeg. Ahah, nominaalne õppeaeg saab otsa liiga vara. Vaatame, kas tahvlil on nominaalne õppeaeg. Ei ole, aga see tundub, et see ei saa kellelgi otsa. Kõigil on seda kõige veel, aga lähme üliõpilasesinduse juurde. Teie teate kindlasti, mis teil otsa tihtipeale saab. Anna, mis saab otsa? Toit. Toit saab tihtipeale otsa. Miia, mis saab otsa? Motivatsioon. Motivatsioon. No nii, 2 väga ägedat vastust oli olemas. Pille, mis saab otsa? Energia. Energia, toit ja motivatsioon. Mina ei tahaks sinu nahas olla, Joosep. Nii et sina pead valima nüüd ühe või mõtlema midagi hoopis omasoodu välja. Mis
saab tudengil tihti otsa. tavaliselt mul saab kõik otsa. Sinul saab kõik otsa, Jah. aga keskmisel tudengil vali 5 sekundit. ma kardan, et motivatsioon on kõige kergem otsa saama. Nii et motivatsioon. Vaatame, kas motivatsioon on see, mis tagab nüüd üliõpilasesindusele võidu või annavad nad selle võidu hoopis õppeprorektori perekonnale. Motivatsioon! Kas see on... Motivatsioon on ja siit kolmekuulistatakse punktid ja pannakse see üliõpilasesinduse saldosse. Nii et meie esimene erisaade on lõppenud skooriga üliõpilasesindus 488 punkti ja õppeprorektori tiimil 72 punkti. Tehke endale üks suur aplaus. Siis kaadri taga ootab teid põnev auhind. Praegu siin kohe teile saan anda veel põneva auhinna, milleks on minu käepigistus. Aitäh teile ja suur aitäh osalemast.